Aitäh teile, et tere tulemast siis RIT-i pilvepäevale. Mina olen Kaupo Laagrikill, olen arvutitööga teenusejuht ja mul on rõõm teid lõbustada 20 minutit. Millest me täna räägime? Meil on räägitud siin, mida RIT teeb, millised teenused me suures pildis juhime, milline rahaline seis meil on või õigemini milline finantsvaade meil on. Räägiks nüüd natukene sellest ka, et mis see teenus on siis, mida me tegelikult pakume teile. Ja ma võtan siit, pigem ma ei räägiks teid kui meie klientidest, ma räägiks siit teist kui meie partneritest. Ja nii, töötab. Mis asi see nutikas töökoht on, mida me arvutitööga standardteenusena pakume ja kuidas me seda saaksime nagu koos hästi teha, on tänase päeva siis väike missioon teiega koos. See ei ole lihtsalt arvutilaual, kui me vanasti mõistsime, et arvutitöökoht on see, et teil on üks arvuti laual, heal juhul laptop laua peal ja see ongi kõik. Teete oma Office'i tarkvaraga seal mingisugused nipet-täpet, Wordi ja Excelit ja see ongi see töökoht. Tegelikult on see ikka hulka palju keerulisem. Rääkidest siis sellest arustaristust, inimressursist seda kõike ehitamiseks, teenindamisest samuti. Ja mis see siis on tegelikult? On tegelikult ikkagi lõpuks on kogum tehnoloogiast, kogum inimestest, kogum meie ühisest jõupingutustest, te saaksite päriselt sellest väärtust enda vajadustele, enda ärile vastavaks. Ja ta peab, mitte siis ta võiks, vaid ta peab toetama teie tööd, teie igapäevatööd, et te saaksite seda teha ilma takistuseta ja ei oleks siis see ankur, et te peate igapäev sellega võitlema selle töökohaga. Ehk siis, mis see nutikus meie jaoks on? Me oleme defineerinud seda enda jaoks selliselt, et nutikus tähendab siin, nagu varasemalt ka räägitud, kasutajakesksust. Ehk siis ta on loodud teie jaoks, mitte meile. Ta on turvaline. See on nüüd see keeruline koht, ehk siis kasutajakeskus ja see turvalise, selle tasakaalu leidmine, selle nagu kuldse kesktee leidmine on seal niisugune võimatu missioon, aga me anname endast parima, et see oleks tasakaalus. Ja tänapäeva siis infoturvalises maailmas, kus me praegu tegelikult oleme, et kus tehisintellekt ei ole ainult meil kasutusel, vaid on ka siis nendel teistel poolel kasutusel, siis sellest tulenevalt me peame reageerima sellele ohule vastavalt siis, kuidas see risk tegelikult riigis on. Ja tegelikult me tahame ise olla paindlikud ja miks ka täna te siin olete, tegelikult me vajame teie tagasisidet. Ehk siis ilma teieta me seda ei tee, me teeme seda, mida me arvame, et te tahate, mitte seda, mida te päriselt vajate. Ja et te võib-olla sellest paremini aru saada, nii, ehk siis, et kui keerukas see tegelikult on, ehk siis vaatame korra peeglisse, et millise missiooni siis RIT endale ette võtnud on. Meil on umbes hetkel 80 asutust. 120 lahetust on lihtsalt suvaline number pandud, aga see tähendab seda keerukust, ehk siis, et igal asutusel on tegelikult enda mingi vajadustele vastavad lahendused, tööprotsessid, kuidas nad on varasemalt ajad siis arvuti töökohta kasutanud või sidunud selle enda äriprotsesside, ärirakendustega. Ja see kõik tegelikult on meile keerukus, sest me ei saa teile ühtset asja pakkuda, sest teil on kõigil midagi erinevat. Ja sinna nagu öelda, et te saate kõik standardi, te saate ainult ühte moodi teha asja, see ei tööta. Et meie asi on siis pakkuda teile seda, et kuidas me saaks seda koos teha niimoodi, et mõistlikult oleks tagatud standardosad, mingi komponendid, mis on nagu standardiseeritud, aga samas jääb siis seda paindlikkus, et te saate kõiki oma vajadusi täita. Ja siit võib-olla siis niisugune tähtis üleskutse selles suhtes, see konsolideerimine ei ole ainult nagu riigi turvalisus või IT turvalisus, mida me teeme, et see on tegelikult ellujäämise samm, ehk siis legacy on nii suur risk, et mida päev edasi, et seda suuremalt see risk kasvab, kui me sellega ei tegele, siis lihtsalt üks hetk, kas äriteenus, arvutitöökoht on lihtsalt selle tarbimiseks, see kukub lihtsalt kokku, sest et ei saa seda kasutada. Ja kui me sellega nagu täna juba ei tegele, siis kui me tegeleme sellega siis, kui midagi põleb, siis see on hilja. Ja kui me võtame siit selle juurde ka, et meil on igal asutusel on oma mingisugused töökorralduslikud reeglid, sinna juurde lähevad ka siis infoturbelised riskid, andmeturbelised riskid, seda ei ole riigis ühtlustatud. Et kui meil on maju, kes ei ole IT-d konsolideerinud, kui meil on maju, kes ei ole oma äriprotsessi ühtlustanud, see tähendab meile, et meil on iga kliendiga kaasneb järgmine raskus juurde, sest me lihtsalt
me selle hetkel, kui me nendega kohtume, alustame seda migreerimist või alustame seda tutvumist esialgu, siis me hakkame alles kaardistama, et mis see olukord on, et me vajame lihtsalt teie abi, et seda kõike hästi teha. Mida detailsemalt te suudate ise kirjeldada enda vajadusi, enda äriprotsesse, enda tööprotsesse, siis see on see koht, kus me tegelikult koos saame teha. Ilma teieta me lihtsalt eeldame hästi palju. Ja siis me saame pärast migreerimispäeval aru, et mis juhtub. Nii, aga kus me siis tegelikult praegu oleme? Ehk siis meil on tegelikult standardarvuti töökoht see 2.0, millest selline hellitavalt riigis räägitud on. See on valmis on, see on ka uuenduskuuri nüüd läbinud. See ei ole veel avalikustatud, aga me oleme uuendanud seda nii-öelda standardit üldse, mis ta on ära detailiseerinud vastavad teie tagasisidele, mis te tahate sellest dokumendist täpsemalt näha, et sellest paremini aru saada, mõista, mida me selle teenusega teile pakume või teenuste komplektina õigemini teile pakume. Et see on see, kus kui te varem mõtlesite, et istusite arvuti taha ja mõtlesite, et kuidas see asi kõik töötab, eks siis ta peaks olema nähtamatu. Eks siis arvuti töökoht ei tohiks ühtegi sekundit teie tööaega raisata selle peale, et kuidas mu arvuti töötab, miks ta ei tööta, kus mu printer on, miks mu printer ei tööta. Et mida vähem sellist probleemi teil on, seda lihtsam teil igapäevaelu on. Ja selleks see töökoht tegelikult ongi, et ta peaks olema nii-öelda pigem nähtamatu, te ei tohiks tajuda seda, ta võiks olla teie jaoks nagu põhimõtteliselt elekter, vesi. Et ta töötab ja te ei pea selle peale muretsema. Ja need arengusuunad, kus me siis oleme ette võtnud nende visiooni sihtidena, on see, et me üritame võimalikult palju automatiseerida. Ja üks nendest automatiseerimissuundadest on nii-öelda inglise keeles on hea nimi selle Zero Touch, eesti keeles puutevaba. Aga see tähendab seda, et IT seal vahel ei ole sellel hetkel, kui uus töökoht teile saadetakse, siis meiepoolset sekkumist seal enam vaja ei ole. See tuleb teile põhimõtteliselt postiga lauale koju. Te saate see üles seadistada ja kasutada ja vana saate postiga tagasi panna. See on meie visioon, kuhu me liigume. Ja sinna juurde käib loomulikult pilv. Uues töökohas on pilv, keskne lahendus. Ehk siis kõik see Microsofti O365, ehk siis Office 365 on pilve baseeruv. Ta on tohutult mugavam ühistöövahend versus sellega, mis varasemalt harjutud on, et kus põhimõtteliselt kasutati Outlookis manuste saatmist 300 erinevat versiooni Excelist, mis siis eelarve arutelul kokku tuli ja selle siis kokku juhtimine. Ehk siis see toob need töövahendid teile, aga see kasu tuleb alles siis, kui te õpite neid kasutama. Ehk siis see on see, kus on vaja, et te koos meiega siis annate meil märku, kus te hätte ja mis on teie vajadused, mis töötab nii, nagu te ootate, mis oleks paremini teha. Ja meile, mis me oleme endale töösse võtnud, on see, et me tahame loomulikult ka kasutada AI-d. Mitte ainult trendi pärast, vaid selles vaates, et ta aitab meid automatiseerida ja teid kiiremini teenindada. Et teeninduses me tahame kasutusse võtta näiteks bürokrati, et see on töös. Ja tarkvarahaldust me tahame ka automatiseerida, et see on ka meil osaliselt juba kasutusel, aga lihtsalt kui käsitöö ei ole skaleeruv, siis need automaatikad ja need tehnilised lahendused aitavad meil skaleerida siis kõike seda lahendusi, mis teil klientidena vaja on või partneritele. Räägime hästi lühidalt ka korra trendidest, mis tahame või ei taha, siis seal otsas me oleme kõik. Et valikut ei ole, kui me kasutame neid tooteid, mis on üle maailma nii-öelda siis kõige trendikamad või kõige rohkem kasutusel olevad, siis Microsofti tooted nagu on vaieldamatud need esirinnas terve maailmas. Ja Microsoft on valinud need teekonnad, et see tehisintellekt on osa sellest töövahendist. Ja siis uus selle Microsofti nii-öelda siis Office'i toote nimi ongi Copilot Office 365. Ja see tähendab seda, et need lahendused on integreeritud tegelikult sinna sisse. Need kasutusviisid on erinevad. Tasuta versioonis sa saad põhimõtteliselt samat asja teha, mis sa ChatGPT-s teed, aga kui sa oled selles tasulise litsentsi peal, siis ta tegelikult integreerub teie sellesse ühistöösse selliselt, et vastavalt teie kasutusõigusega siis nendele andmetele, mille saate teie ligi, saab ka see abiline siis tegelikult ligi. Ta aitab teil otsida, lihtsustada, kokkuvõtteid teha, mida iganes on ju. Need on need niisugused esimesed sammud tegelikult, kus need esimesed kasutegurid tulevad, aga need tulevad samamoodi läbi selle, et te proovite, katsetate, vaatate, millil viisil ta aitab teil tegelikult teie tööprotsessi lihtsustada. Et iseenesest on lihtsalt üks tööriist. Tulevad personaalsed agendid.
et nendest räägib tegelikult praegusel hetkel tõenäoliselt viimased 6 aega nüüd kogu maailm, et AI agendid on siin, et võtke kasutama, et asendab töötajaid teil. Tegelikult see ei ole nii must ja valge, et need on abimehed sarnaselt nagu selle chatile, nad on detailsemad, võib-olla te saate neid kasutada mingis automaatses ahelas, aga nad on ikkagist juba olemas. Ehk siis ka Office'is tegelikult nii-öelda Office 365 agents on siis täiesti juba olemas, mida saab vastava litsentsi olemasel katsetada. Ja kus me täna vist keegi ei ole veel rääkinud, aga kuhu me tegelikult jõuda tahame, on see, et me saame andmepõhiselt otsustada. Et me võivad igasugused tehnilised lahendused olla tehisintellektid, aga kui meil ei ole ise läbimõeldud see struktureeritud andmestikud, mida me kasutame, mis meil on, mida me kogume, kus me neid kasutame, siis ega seda andmepõhist otsustamine, see tehisintellekt teie eest ise lihtsalt ära ei tee selle peale, et teil on hunnik andmeid kuskil nurgas. Et see on ka nagu vaja nagu strateegiliselt läbi mõelda, siduda teie äriprotsessidega, et teha ja edukalt seda lahendust saada. Ja füüsiline töökoht on, nagu siin korra varasemalt ka öeldud, et ta ei ole ainult laptop laual, et ta on ka mobiiltöövahendid näiteks. Ja ta lõpuks on, füüsiline töökoht tähendab seda, et on lõpuks see kohtumispaik, kus te oma kolleegidega kokku saate ja selle lahenduse pealt siis tegelikult koostööd teete. Ja virtuaalset ja hübriidtööd vist riigis teevad kõik, et keegi seda meil nagu Ameerikas ära keelanud ei ole. Ja kui me räägime üldse, et mis asi see on siis, et võtaks kokku lihtsalt lühidalt, et mis see arvutitöökoht on, et see on meil põhimõtteliselt mingi digihüppe vundament. Ehk siis ta peab olemagi nii lihtne, nii lihtsalt kasutatav, et selle pealt teie saate oma igapäevatööd teha, et ta ei takista teid kuidagi. Ja ükski hüppe ei hakka siis sellest hüppest, vaid tegelikult hakkab sellest, et me lepime kokku, kus kohas see start on. Ehk siis see, kui te liitute, te tulete meie teenusele, see on see stardikoht, kus me hakkame seda koos tegema alles. Ja meie asi on aidata teid, et see toetaks teie uusi töövorme, sest et need töövormid, mis teil 10 aastat tagasi olid, väga suuresti enam tõenäoliselt ei kehti. Et need tuleb samamoodi läbi mõelda ja muuta, et mida me siis koos muudame, et kuidas meie saame teid toetada, et see töökoht töötaks nii, nagu me tahame. Ja ta on lõpuks on, et tahame või ei taha, AI on seal sees. Et lihtsalt siit üles kutse selles vaates, et lihtne öelda, et kui te kasutate oma vanat viisi, tööviisi ja kasutate AI, see on nagu Ferrariga kruusadel sõita. Ferrari on küll äge, aga kruusadel on päris ohtlik. Aga kui võtate nii-öelda meie uue töökoha ja kasutate AI-d seal, siis ta on nagu Tesla meil. Ehk siis ta ongi mõeldud, ta on loodud selle jaoks sõna otseses mõttes. Ja viimine kutse teil on see, et me vajame teid, et teha head teenust. Ilma teieta me seda ei tee, et teie olete see partnerid meil kogu selles teekonnas ja üleskutse siit ongi, et palun andke meile seda tagasisidet. Rääkige sellest, mis te vajate, rääkige see, mis ei tööta nii, nagu te ootate. Ilma selleta me ei tee head teenust, me eeldame palju, aga päris elu siis, kui te hakkate seda reaalselt kasutama, on midagi muud, mida te tegelikult oodanud olete. Ehk siis me vajame reaalselt, rääkige meiega. Ärge hoidke ennast tagasi, pigem andke rohkem kui vähem. Aitäh teile! Ja suur aitäh, ma võtan selle puldi enda kätte. Ja tuletan meelde, et esitlustele saab anda tagasisidet siis läbi selle QR-koodi, mis siin laval konkreetselt on, aga nagu öeldud, küsimusi saab esitada ja küsimusi saab esitada läbi WorkSup keskkonna ja mida täpsemaks juba teenuse kirjeldus läheb, seda rohkem küsimusi aina ka tuleb, nii et hakkan otsast minema. Seal saate ka panda siis tõesti pöidlaid neile küsimustele, mis teile rohkem meeldivad, siis jõuavad need minuni esimeses järjekorras. Kas RIT-i ATK vastab kõikidele EITS-i nõuetele? Jah, et me kõikidele seda me ei saa küll öelda. Ta on auditeeritud ja ta tagab kõige kõrgema taseme, ma ei tea, kas see nüüd oli õieti öeldud, et siis EITS-i tasemest, eks siis ta on auditeeritud ka selle aasta algusest. Millal saame tulla Mac tööjaamadega RIT-i teenusele? See on üks põhiline küsimus ilmselt, mis tuleb. Ja mul endal laual, ma olen üks esimese katsetajaid, et meil on mõned probleemid veel vaja lahendada, üks nendest on VPN. Ja kui me saame seal normaalse lahenduse, siis me saame seda kiiresti nagu testid lõpuni viia ja siis öelda, et me suudame seda toetada ja millise viisil me suudame seda toetada. Hetkel ta on töös. Microsofti 365 Copiloti hind on ulmeline, et mis AI-st ja ATK teenuse vaates täpsemalt räägite?
Copilot ongi üks nendest tasulistest, et on jah, 30 eurot on kuu kasutaja kohta, ehk siis vastavalt sellele turutingimustele, mis nad saavad küsida, nii nad küsivad ka. Ehk siis see on integreeritud otse nendesse töövahenditesse. See on selle kõige suurem eelis. Aga loomulikult ei ole ainuke vahend, aga teised on, nende integratsioon tähendab seda, et kas te peate arendama või siis ise läbi mõtlema selle tööprotsessi. Ja see tähendab seda ka, et te peate ise siis analüüsima seda, et millised riskid teil sellega kaasnevad, kui te saadate sellesse X lahendusse oma andmeid. Kuidas on ATK turvalisus hinnatud, mõõdetud, et kas keegi reaalselt on seda uurinud või põhinete puhtalt tootja dokumentatsioonile? Meil on ka, Andri on küll siin olemas, aga meil on ka arvutitööga vaates turvatestimine tehtud eelnevalt. Mida me rakendame, on lisaks EITS-ile on tegelikult, meil on SIS-i turvepoliitika, mida me rakendame oma põhirakendustele, mis siis limiteerivad teatud viise, kuidas teha, aga ta vähendab siis seda infoturbalist ja andmeturbalist riski, mis nende rakendustega kaasneb. Ehk siis see on meie igapäeva töö osa. Mis on RIT-i konkurentsieeliseks erasektori teenuse ees? Ta on loodud teile. Et erasektorist te saate ka kõike seda loomulikult osta, aga kui te lähete kõiki neid komponente erasektorist ostma, siis ma võin teile 9% tõenäosusega öelda, et see läheb teil palju kallimaks. Et kui te tahate kõik seda tuge saada, te tahate kõik neid lahendusi saata, te tahate saata neid mingisuguse keskseid teemasid sinna, mis katavad kõiki teie vajadusi, siis see läheb kalliks teile. ATK hinnavõit tuleb massiefektist, mis on suurim väljakutse hetkel kiiremaks laienemiseks ja hinna kiiremini allatoomiseks. Tuleneb massiefektist hinnavõit, et mis on suurim väljakutse hetkel kiiremaks laienemiseks ja hinna kiiremini allatoomiseks? Kõige suurem väljakutse ongi see erisuste rohkus, ehk siis teil on väga palju kõigil erinevaid lahendusi, mis ei ole standardiseeritud, teil ei ole ühtlustatud mingid äriprotsesse. Kõike selle teie teenusele toomisel me peame koos läbi mõtlema, et kuidas me seda teeme. Et see on kõige suurem keerukus ja mastaabiefekti vaates, meie kõige suuremad lihtsamad võidud on tõenäoliselt automatiseerimisest. Ehk siis mida rohkem suudame teatud töö osasi automatiseerida ja need on skaleeritavad, siis sellest tuleb see hinnavõit või siis õigemini me suudame hinda tasakaalus hoida, sest et tegelikult see oma hind on kõrgem juba praegu. Kas ATK teenus hõlmab endas ka kasutajate koolitamist või see on kuidagi lisateenusena? See on niisugune keeruline asi. Me aitame nii palju alguses kaasa, kui me suudame, aga meil on ka seda ressurssi nagu ülemäära palju ei ole. Mis on meil töös on tegelikult see, et me otsime endale koolituspartnereid, kes saavad aidata teil oma töötajaid koolitada. Aga see on hetkel töös, et sellest täpsemalt siis loodetavasti lähiajal. Ja võtan viimase küsimuse, lihtsalt aeg surub peale, et kui turvaprotseduurid takistavad töö tegemist, kas on vaja tööprotsessi muuta või on situatsioonil, millal turvaprotseduuri on vaja muuta? See oleneb ühesõnaga, et oleneb on üks äge sõna, aga see tähendab seda, et me peame koos vaatama sellele peale. Me peame hindama, mis on see reaalne risk, mis sellest tekib, kas see on mõistlik rakendada ja kui palju ta mõjutab ka teisi. Ehk siis, kui me räägime standardteenusest, siis kui me muudame midagi, siis ta mõjutab ka teisi. Et me peame seda nagu tervikuna koos vaatama. Aga ma ei välistaks ühtega teist, ehk siis vastavalt sellele olukorrale, mis iganes see vajadus on, siis me saame koos seda vaadata. Kaupo, suur aitäh selle ettekande eest, vastamast neile küsimustele ja kindlasti saab veel päeva jooksul sul nööbis kinni võtta või seal demoalal inimestelt küsida selle teema kohta. Aitäh ja võtke julgelt! Aitäh!